Ahoi kotkad, mis toimub siis, jah? Noh, kotkad. Kalastuslaager. Mul on mingi chat koos. Praegu, mida kaasa võtta väiksematesse karpidesse, et proovime kõigepealt 2 paadiga peale minna, et väga tuuline, kui see hästi välja ei tule, siis teeme lihtsalt vahetust, osa püüavad kaldal midagi ja ma siis transpordin. Siuke sobib, aga jah. Ja silikoone ka ja asju ja ega midagi, lähme proovime ära, kuidas meil see asi läheb. Ja oleme siis peal ja katsume hakkama saada 2 paadiga. Ühel poisil on küljes või tuli ära või? Tundsid ka rahmetas või? Okei, visake uuesti, ruttu tagasi siia poole. Meil on täna jälle suhteliselt ekstreemsed tingimused, et hea on, et meid tegelikult sa mute'i said või? Meid on nüüd 5 tükki on. Sellepärast, et 3 paadiga peal kirjutasid asju. Palju raskem on jälgida, et teises paadis on juht. See oleks pidanud kirjutama. Ei ole kogenud juht ja siis selle tuulega on äärmiselt raske. Ja ega siin ei keri, siis vaata, kas rida otsas on midagi, kas kuskil on kinni midagi. Üldse ei keri. Okei, kohe vaatame, jälle mingi error. Siin on kogu aeg erroreid, pusasid, nagu ikka on ju. Sul juba oli pusas ka korra, teised on kaldas kinni, seal ei saa minema tuulega. Ehk siis me võib-olla teeme ikkagi sellise varianti jälle nagu sügisel üks laager, et lähme selle latreks 3-3-5-ga ja niimoodi pool ja pool. Et kui me väga hätta jääme siin, sest et poisid alles õpivad. Paar poissi pole üldse lanti loopinudki, et alles õpivad ja meil läheb väga raskeks siin suure tuulega ja niisugustes tingimustes, et vaatame, teeme selle proovi ära 2 paadiga ja varustus on ka, ei ole päris õigeid lante neil kaasas, ma andsin mingisuguseid nüüd, mis meil annetatud on neile siin silikoone, neid kergeid keelega lante anda ei saa praegu, sellepärast nüüd lendavad üldse tuulega kuskile võssi ära ja teine asi, et me ka trollida ei saa. Et saame niimoodi siis, kui mina oma paadiga olen ja poisid on peal. 3 härjas ilma ja. Kardan jäävad lihtsalt hätta jälle ja siis on põhimõtteliselt kinni ainult kogu aeg ühel pool kaldas ja landid kinni ja asjad, aga katsume hakkama saada. Kohe vaatame, mis on selle ridvaga viga. Hästi palju häireid on kogu aeg, mul on tunne, et ja lambasuulekad. Enamus häired on rohi lihtsalt, aga põnev ikka on ja rohtu on huvitav saada. Nii, esimese tiiruga midagi ei tulnud, aga ei tea, kala võib-olla lihtsalt ei söö, landid olid valed, ei tea, aga ega me pikalt ei olnud ka, juba tuuline ja vastik on, aga nüüd pane see muru peale praegu ja nüüd teeme siis lihtsalt ühed väiksed söögipausid ja siis teeme hoopis niisuguse asja, et jaguneme nagu 2, et pool punti jääb kaldale õngedega püüdma, käsikatega ja pool siis on minuga siis paadi peal kaasas, et siis on palju lihtsam neil kui teine paat ka. Siis on lihtsam, kui mina juhin ja kõik, kes siis minu paadi peal on, saavad püüda. Ja siin läheb siis traditsiooniline värk, kõigi lemmik, Mehhiko pläust. On keegi söönud seda Mehhiko pläusti või? Koobis ka müüvad seda. Selle laagri kala ja see tuli siis korgikaga ja tuli vaatame, kas on särg. On särg. Nii, mis teeme selle särgi? On norma? Ei tea. Tahad lahti lasta? See väike. Ja, ma lasen selle lahti. Jah, selle laseme lahti. Sellega pole midagi teha. Jah. Nii, laagri teine kala ja selleks on... Särg. Särg jälle. Ilus. No, suurem kui eelmine. Ja. Nii. Oi, võttis või? Nii, siin võttis ka, ei jäänud otsa, viska uuesti. Kork läks vee alla või? Võib küll sumpa panna. Sump on seal paadi peal taga. Nii. Ja milline Mehhiko pläust välja näeb, kõik teavad juba tõenäoliselt, aga kes ei tea, siis see on niisugune asi, riisivärk, hakklihaga. Hakkliha pead eraldi panema või see on sees? Uba on sees ja... Kuivatatud viisil. Niisugused asjad kõik head. Paremad kraamid. Ja seda palju sööte, siis hakkate pussutama ka palju midagi. Siis jääb pussutama ka hästi, jah. Nii.
ja Vihkad sibulaid või? Poleks osanud arvata, sõbrake. Pole saanudki. Vennas. Siis esimene või. No nii, esimene sul siis või. Ja vaatame, mis see siis on. Ja see ongi jah. Ma ei tundnud isegi, kas nagu tuleb, nagu kas midagi tuli, aga ma lihtsalt tõmbasin. Ma nägin, et see natukene läks. See on nurg jah. Oled rahul? Jah. Aga tule ka, lähme nüüd proovime suurt kala ka. Proovime nüüd augi ka saada ikka vahepeal. Pärast püüame edasi nendega, teeme vahetustega ju. Aga selle viskame tagasi. 2 tiimi järjest sibulaid täis ja päevad ei ole vennad raiskid. Vahepeal on olnud kõige pikem on vist 6. luustrik olnud. Seda ei söö. Samal ajal mingi vend laliseb sulle mingi vene või türgi keeles kõrva, siis tead, et kodu. Paneme sulle sumpa, selle võtan sumpa. Kodu. Ja lähme uuesti peale, et teeme nagu vahetustega siis, sest et niisugune tuuline on ja jama, et 2 poissi jäävad kaldale, 3 lähme 3 poisiga ja siis pärast vahetame, et siin kaldal tuleb ka kala, on neil huvitav küll, ei ole hullu. Saavad nagu paremini siin lanti loopida ka, kui keegi nendest ei pea nagu mootoriga jamama. Karjud eesti keeles, et nad on paremal või? Paremal, vasakul. Seal kasti taga. Seal mitte nurg. Jah, siuke tumedama võimega. Ma siiamaani vahel ajan sassi. X-kastil. See tõmbas nagu see oleks kinni olnud. Siuke särg või? Oi, see on juba normaalne särg, aga see pole roosärg, see on tavaline särg. No võt, no väga äge. Me teeme poistega siin ühe kiire kohvi ja siis lähme teiega peale, on ju? Hea küll. Siis teeme nii, vastupidi, saate teie ka suurt särge ja vatikat või midagi siit ja vaatame. Selle nuru said ennem, on ju? Nüüd tuli särg ka, no näed, väga hea. Ei ole kõige suurem särg, aga küll tuleb suuremad ka. No midagi ikka saavad vähemalt. Aga noh, me lähme nüüd peale, eks ole. Jaa. Kui mul poeg oleks, ma saadaks 100 prossuda ka sinna kuradi kalalaagrisse lihtsalt. Jumal norm ju. Natuke edasi seal. Saad kodus naist keppida ja siis kuradi samal ajal sul mingi tattnokk on kuskil, ma ei tea, püüab kala vaata. Elab elu nagu. Mitte ei istu kuskil. Pedetse kuskil tao pihku. Siin ei saa isegi visata. Tuul tõmbab ära, jah? Said särje jälle? Jah. Oled rahul ka või? Jah. See on suht ainuke põhjus ka, miks ma vaatan ta neid nagu videoid. Okei, eks pane sumpa. Et ma lihtsalt nagu respekteerin seda lihtsalt. Saiakesi kaasa, et poisid siin sõista neid. Kellegi on veel poolikuks jäänud. Noh, inimesena ma ei kujuta ette, kes ta on või kuidas ta päriselt käitub, aga see, et ta mingi noortele annab võimalust mingi kala püüda ja majandada, see on nagu näis. 3 poisiga peale. Kuigi ega ta küsib tegelikult päris kõva raha ka selle eest, olgem ausad. Aga noh, midagi pole teha. Eelmine aasta või kuna me vaatasime, oli mingi 80 € või 75 €. Ma ei imesta, kui ta on jälle tõstnud neid hindu. Tüdinsest jamast. Täna ei ole haugipäev. Kogu aeg see nöör on mul kõrva taga kinni, aga noh, see nöör on mul selleks, et kui kaamera kukub peast ära, siis vette ei kuku. Aga no, ütleme nii jah, et täna ei ole lihtsalt haugipäev. Pane, mis sa tahad. Ei ole 80 € kuus, 80 € või 75 € oli üks laager. Keegi veel mitte midagi saanud. Ainult rohi võtab ja kogu aeg. Aga see oli eelmine aasta, ma ei tea, võib-olla nüüd ta on tõstnud isegi. Lähme kaldale jälle ja vaatame, mis siis saab. See lõuaga juhtima vahepeal. Seda. Ja ei, no selles suhtes jah, tal on toidud, varustus ja kõik. Ega kokkuvõttes ta ju teeb seda eesmärgiga tulu teenida, et enda maja edasi ehitada. Kaua see laager kestab 2 päeva vist või? Et vaatame, kas nüüd hakkab võtma või ei hakka veel siin enne päikseloojangut. Aga noh, vähe tõenäoline. Täna ei ole mitte midagi toimunud. Aga no eks paistab. Äkki ikka tuleb midagi. Aga noh, see laagerdamine on nagu normaalne kuni noh selle hetkeni, et vaata, et sa pead alati mõtlema, et see mingi üks tatt võib ju seal mingi välja kukkuda ja hakata ära uppuma, on ju. Kui sa kuradi näe ja ei pane tähele, on ju, siis on päris õudne tegelikult. Ma nokin vist välja. Kui sinu mingi... Tõsta posti taldrikusse siis. Sinu järelvalve all kellegiga peaks midagi juhtuma, see on ikka väga nagu julm. Näe, loom on siin, on loomale. Ja. Teine loom ka siin, näe. Vastutus on päris tugev, või noh, suur tähendab. Sükene asi, et täna auge ei saanudki ja nii ongi, midagi teha ei ole. Et kui nad viitsivad siin kaldalt veel püüda, siis püüavad, kui ei viitsi,
chillime niisama, aga eks me vaata. Mina alla ei anna, mina hakkan püüdma kohe. Hea küll, püüame kohe. Söö ennem ära ja... No mis korraldate siin? Mis on märatsed siin? Näita. Märatse. Näita elukat. No, Saad tulla selle särjal konksus ära võtma lihtsalt. noh, Pannud siis niimoodi kinni siit. See on juba 2 korda järjest olen saanud. nii, Aga hoia seda väiksed on kõik. molu kinni nüüd. Ennem sain päeval latika. Nii, läheb minu koju. Võtta see elus sööda. Et haug ei söö, siis särg ikka sööb. Kaheks sind isegi okk, eriti kui sööki mõjud soos. Nojah, vaat võib-olla on nagu see ka, et ma ei oska nagu hinnata, vaata, selles suhtes, et ega ma ei tea, palju mingid siuksed ülejäänud laagrid võivad maksta, vaata. Olid sina või? Täitsa hullumaja. Kui ma tatt olin, siis ma käisin ka iga suvi, käisin laagris nagu. Jaa, te olete veel hullemad kui need eelmised. Mingi lastelaagrid olid iga aasta nagu suveti, ma ei tea, kas tänapäeval üldse tehakse siukseid asju. Ma olin iga aasta, olin suvelaagris. Või siis olin mingi Naabri kukke ma pole jälle veel... maal lihtsalt. Tähendab, naabri kukke... Mind saaditi nagu nahhu ära lihtsalt linnast öeldi, et tõmba nahhu ja... siis ma olin kas maal või siis olin kuskil kuradi laagris mingi 6 aega. See laika juurde sellepärast, et seal on hea rahulik. Seal ei ole mingi sellised poisiksi, kes vara hommikul üles ajavad. No ma olin suht räpane laps ka, karjusin ja tegi mingi paska kogu aeg. Mul oli igav kogu aeg, siis mul oli vaja mingi lolli mängida. On nagu on. Et nüüd värsked akud peale ja siis noh, need pannkoogid ka valmivad siin ja eks siis ole näha, kuidas tänase päev läheb. Pätt ja kaavakas, jah. Või ei saa. Tule siia, Timu. Mul oli jah, ma olin kõigepealt olin kuradi laagrites ja siis vanemaks sain, siis pandi tööle üldse sinna motosse ja siis ma olin tööl. Vaata, kus möllab. No, täna ei jaksa joosta enam või? Loom ei jaksa joosta täna enam. No, eile ka möllasime tagasi. Näh. Vana elukas. Hea küll. Näe. Loom ootab ka oma pannkooki. Ma ei tea, anname talle ka ühe siis. Pärast poole saab. Praegu on nii vähe veel tehtud. Esimese pidid talle andma ju. Esimene ei läinudki pekki täna, nii et... No, okei, kohe tulevad teised poist ka sööma ja siis teeme eilse päeva tasa, võtame täna kohe topelt haugid või? Jaa. Üks nüüd vaksendab, näe läve, vaata, narrime teda. No, aita mul välja saada nüüd. Kui saab, hakkab paaguma võrda. Ehk siis, noh, niisugune lugu. Nüüd on paar varianti, ma lõikan ta siit välja või õmblen läbi ja lõikan konksu läbi. Tead, mis on hea? Sa saad vähemalt videole pealkirja. Meil ei ole vist aega minna traumapunktiga jaamerdama sellega, ma pean selle ise välja lõikama. Kohe kinni. Ma ei tea, siit tundu väga hull, aga ma ei tea. Sai ta õmmeldud läbi nii-öelda ja nüüd tuleb... Okei, see on ikka päris kehvist, jah. Ja tõmmata ta läbi siit teiselt poolt siis, kus see nii-öelda kida on. See ongi see, et seda kida tagasi tõmmata nii suure konksu puhul ei ole nagu reaalne. Ja nüüd võtab siit ja õmbleb ta lihtsalt siit välja ja ongi korras. Noh, ja nüüd klapime kokku. Hello Kitty plaaster peale. On, mis on. Davai, Hello Kitty, davai vee peale nüüd. Lähme nüüd lõpuks kalale. No nii, Võuküla dessant stardib jälle ja 2 paadiga, sest täna on täiesti tuulevaikne, et loodame, et siis ka kala nüüd võtab nagu paremini. Ja Hello Kitty roolib ja teises paadis on siis Mattias rooli taga. No ega midagi, näe. Hello Kitty, Hello Kitty. Nii, ja poistel nüüd tuli haug. Kellel see tuli nüüd? Mattiasel tuli haug. Pane lant ära. Mattiasel tuli haug ja tuli mõõduhaug, tundub. Aga selge.
anname näpitsad, teeme lahti ja vaatame, mõõdame ära. Nii, mõõdame praegu lindiga, mul ei ole veel uuel paadil üldse jahipauna seda kleepekat küljes lindiga. Mul on kleepekas olemas, aga ma ei jõudnud enne laagrit seda jahipauna mõõdu klepsu siia panna. Aga vaatame ta üle. 53 senti. See mu rekord. 2 senti rohkem kui minu oma. 53 senti kaaluda saab hiljem ka. Jaa, ma võtan Teeme ta, tahate koju? Jaa, selle kindlasti võtame koju. Siis teeme talle, selle, nüüd keerame kaamera mujale, sest et me koksame ta nii-öelda ära. Ja yes! Vaat seda. See on see vist. Vaat seda chat. Ma ei tea, kas te nägite teile. Ma ei tea, kas see kaamerasse ka tegelikult. Ma arvan, et ei. Õige näpp. Nii, midagi toimub ja on kala. Too paadi kõrvale. Too siia, nii. Ära tõsta, too minu juurde. Nii, yes. Veel suurem. Anna ta miili järgi, lase traat. Aga seda väga ei jäänud. Ossa jees. Oi vittu, mul ei näpp vahele täpselt sinna. Saad aru, ja see läks lukku, nagu uks läks lukku ja mul ei näpp vahele sinna. Yes, võtame lahti ja mõõdame ära, vaatame. Seda siit ei ole vist näha. Mõõdame ära. Poihil elu esimene aug ja sa polnud üldse ennem ju kala saanud või? Ai vittu, kuulsite seda krõksu või? Hoia sa korra seda. Vaatame. Kaldal seal on kell või? Ärme hakkagi siin praegu, aga lindiga teeme siin kiiresti ära ja saab otsas. Tere, see krõks on nii maru lihtsalt. 67 senti haug. Kuule seda krõksu. See on nii putsis. Ma ei tea, mul pole mitte kunagi näpud ukse vahele niimoodi jäänud türa. Ja türa täitsa persest. Nii valus oli. Küll mingi kell, Seal on kell või? Škodale. On jah? Ma jätsin näpu vahele. Aga siin on küll mingi kell, Tere, see oli nii valus, ma mõtlesin, et nüüd on 100% putsis, et mul kuradi, nüüd on küüs maha kõik värk-särk. No nii. Aga ma ei saanud välja teha, sest mul oli kaamera peal, vaata. Ja mis siis teeb jälle Hello Kitty See on see mehe värk, vaata. Ei saa näidata, et valus oli. No ei olnud häda midagi, lähme edasi. Ei olnud midagi. Teine asi kui eile. Esimese sõiduga. Seal ei ole või? Siis ma lihtsalt mingi kõndisin ringi, mingi hambad olid ristis. Tere, seal ei ole seda kuradi kella, seal vist ei ole kella. Lõpuse lähedalt kinni. Oi mun. Pange seisma. No mis seal ikka? Väikestega on ka tore mängida. Nii, ja on jälle. Siiamaani näpp annab tunda nagu. Aga ei läinud siniseks. Tõsta rahulikult minu eest sisse, see on väike. Et teised kerige välja, me sõidame läinud. Aga jah, ma olin nii kindel, et see on putsis. Küüs tuleb maha. Ja paneme. Jutukanal on jäetud. Üldse selle jutukanaliga peaks tegema selle laseme kohe tagasi. Siukse lükke. Nii kiiresti kui võimalik. Ja ma võin korra niimoodi teha. Aga nüüd see tuleb üles mingi hetk, see chat. Aga ma ei tea, kuna see tööle. Hello Kitty. Hea küll, Hello Kitty. Paneme edasi. See mingi hetk ise läheb korda. 800. Seire, tänud seda ka. Kae kullist. 200 grammi. Nii, ma pean uue kaalu vaatama omale ikka. Tona kool täis juba. Tona kool täis juba. Üle 2 kilo ma arvan juba. Ei ole, see ma pakun 1,8 maksimum, võib-olla isegi 1,6. Aga ta on... Oi, oota, ma pean kaalu uuesti ära nullima, hoia korra uuesti käes. 1,64. 1,64. No võta kõrgemalt künni. Palju meil praegu siin on? 45. Kas on viimane söömaaeg siin või? Ega te vist rohkem süüa ei jõua. Sööge nüüd kered hästi täis. Ma vahetan ühe aku välja ja lähme siis varsti uuesti peale. Teeme viimase nii-öelda selle paadisõidu ka. Rohkem täna ei jõua. Et teeme veel. Äkki saame augi. Või mine tea. Ahvenet, jah. On haug! Nii, ja on haug.
on väike lõsk . tõsta sisse siia kiiresti . Hops , ära näkku pane . nii , pane maha , on haug . seda on keegi hammustanud . ja võtame kähku lahti ennem kui ta uuesti rohkem pusasse läheb . vaata Nii. tema keha . see on kudemise ajal tekkinud need armid , nad nühivad üksteise vastu kudemise ajal , musitavad . saime haugi . see on mingi siukene 40-45 vahel too suuremaid . oh. . Yes. Yes. Hello Kitty . Hello Kitty poisid . käib see Hello Kitty läbi . nüüd on uus hüüdlause on Hello Kitty . Hello Kitty on . no vahepeal peab neid asju ju muutma ka , muidu vanasti oli yes , aga vahepeal peab huvitavamaks tegema neid hüüdlauseid nii-öelda muutma , siis on nagu põnevam vaatajal jälle . ja kellelegi ei tulnud juba järgi , seega paneme põhjagaasiga kaldale tagasi ja ega siin Kell on muud üks. polegi . ma arvan , et selleks korraks kõik , aga kell saabki kohe lõpp ka . et oli nii , keriga magama ja davai , näeme järgmises . ja kahel ma peaks kirjutama Kamale veel tegelikult , et jõu , et elad ikka või ? From my